Arvo Mägi kirjutab oma mälestuste raamatus, mis meelde on jäänud, kuidas paguluses trükitud raamatuid kodu-Eestisse, Nõukogude Eestisse toimetati. USA-s elava ukrainlasest pagulase ettepanekul trükiti Tallinnas 1964. aastal ilmunud Elina Öpiku teose Talurahva mõisavastane võitlus Eestis kaante vahele minu Eesti rahva ajaraamat. Teost läks kodumaale mitusada eksemplari, kuni üks Rootsi riigipäeva liige sellega vahele jäi. Ajaleht Kodumaa oli tige, sõimas mind petmise ja võltsimise pärast. Me oleme harjunud mõtlema, et raamatutesse on talletatud sajandite jooksul inimkonna tarkus ja teadmised. Muidugi on raamatuid ka kirjutatud lihtsalt ajaviiteks, mida loetakse lõbu pärast. Kuid ilmselt noorem põlv ja ka paljud meie hulgast on hakanud unustama, et raamat on olnud kasutusel külmas sõjas ka relvana. Ja kui ida ja lääne vastuolu ei viinud relvastatud kokkupõrkeni, siis tegelikult trükised raamatud olid relvana kasutusel igapäevaselt rohkem kui poole sajandi vältel. Raamatuid anti välja nii idas kui läänes, kuid suur vahe oli selles, et läänes ei takistatud raamatute vaba levikut. Hoopis teisiti oli see idas, kus isegi need raamatud, mis olid mõeldud väljaspool Eestit lugemiseks, ei olnud ette nähtud, et need sattuksid Eestis elavate eestlaste kätesse. Siin laual ongi nüüd üks väike virnakene neid raamatuid, mis Eestis trükiti, et neid levitada pagulaste hulgas. Üks kõige tuntumaid propagandameistreid oli Rein Kordes. See on muidugi varjunimi, mille taga siis peitus Roolaht, kõikidele ilmselt läänes tuntud isik ja tuntud nimi. Tema on kirjutanud ikka õige mitu tõelist Nõukogude propaganda raamatut ja temal oli võimalik siis tutvuda ka läänes välja antud väljaannetega, mis olid raamatukogudest viidud ära erihoidu või mis ei sattunudki üldse tavalisse raamatukokku, vaid olid erifondis. Ja tema ülesandeks oli siis lükata kõik see ümber, mis pagulased olid pannud kirja meie maa ja rahva saatuse ja ajaloo kohta. Kuid Kordes ei olnud mitte ainuke, kasutati kõiki võimalusi ja kõiki isikuid, näiteks siin on üks väike raamatuke, mis ilmus 1961 ja selle on kirjutanud Pariisis saatkonnas töötanud autojuht ja muidugi siis paljastata saadiku ja saatkonna töötajate palet nõukogulikust vaatevinklist. Väliseestlastega kultuurisidemete arendamiseks oli siis loodud Veksa, mis tegelikult oli KGB variorganisatsioon ja Veksa andis ka välja siis oma kalendreid. Siin on üks nendest 83. aasta kalender, kus on siis ka tähtpäevad ja sündmused ja artiklid, mis tegelikult kujutavad endast kõige ehtsamat Nõukogude propagandat. Välis-Eesti kirjanduse riiuli vahel
E-tähe juures. Ja siin on näha Eesti riik ja rahvas teises maailmasõjas, mida anti siis paguluses välja 10 köidet. Need olid nõukogude ajal eriti nõukogude vaenulikuks kuulutatud ja nende Eestisse toomist ja Eestis lugemist püüti igati takistada. Ja et anda siis pagulastele vastulöök, selleks kodumaal trükiti lisaks siis sellele 10 köitele alates 11. veel 5 köidet juurde, kus siis püüti ümber lükata neid tõdesid, mis nendes esimeses 10 köites oli teise maailmasõja kohta toodud. Ja need nägid välimuselt täpselt samasugused välja, need Nõukogude Eestis trükitud köited, et nad olid äravahetamiseni sarnased. Ainult sisu oli kardinaalselt vastupidine. No nagu on näha, et need köited ei näe mitte kõige uuemad välja, et neid on loetud, nad on olnud ka raamatukogudes, kuid tänase päevani nendel 10 köitel on hindamatu allikaline väärtus. Kui me enne olime Välis-Eesti hoidlas, kus on Välis-Eesti poolt välja antud väljaanded, siis nüüd siin on Nõukogude Eesti väljaannete hoidla ja see, mis me seal rääkisime, et Eesti riik ja rahvas teises maailmasõjas trükiti Nõukogude Eestis juurde 5 vihikut ja siin on nüüd nähagi siis üks nendest juurde trükitud vihikutest, see on 15. Ja kui neid esimest 10 originaalvihikut oli riiulis mõnda ikka päris mitu ja mitu eksemplari, siis neid Nõukogude Eestis juurde trükitud vihikuid liigub tegelikult vähem kui neid paguluses välja antuid. Ja põhjus on see, et need trükiti ainult läänes levitamiseks. Need ei olnud ette nähtud, et Eesti lugejad saaksid kasutada. Ja kuna paguluses see Nõukogude propaganda, kui saadeti postiga inimestele kodudesse, leidis kohe ja kiiresti tee prügikasti, siis ongi see põhjus, miks neid on nii vähe. Ja siin on ka nüüd näha, et on küll 15. köidet on päris mitu, aga ja need on ka päris heas korras. Need on ilmselt tulnud kuskilt kirjastuse hoidlast ja sellepärast nad on nii heas korras. All on näha, et see ilmus siis ajalehe Kodumaa väljaandel Tallinnas. Astume riiulite vahelt välja laua taha, et lähemalt tutvuda kogu teosega Eesti riik ja rahvas teises maailmasõjas. Siin on nüüd laua peal kogu see vihikute virn, nii need 10 osa, mis ilmusid kirjastuse EMP väljaandel Stockholmis aastatel 1954 kuni 1962 ja 5 osa, mis jätkuks, anti välja aastatel 1964 kuni 1972 Kodumaa väljaandena. Nad näevad, nagu siin on näha, väliselt täpselt ühtemoodi välja. Tõsi küll, need 5 viimast osa, nende ümbris paberid on kõik trükitud ühte värvi. Nad on kõik ühes toonis. Võib-olla väikese variatsiooniga. Aga need vihikud, mis on siis trükitud Rootsis, on nii siniseid kui
punaseid, oranže, kollaseid. Kui lööme nüüd lahti mõne vihiku, siis näeme, et Rootsis välja antud vihikutel igasse vihikusse on märgitud toimetus, kes on olnud peatoimetaja, kes on toimetuse liikmed ja see on nii igas vihikus. Kui me aga võtame siis kodumaa kirjastuse väljaande, teeme selle lahti, siin ei ole märgitud ei teksti autorit, ei toimetuse kolleegiumit, mitte midagi. Nii et need on välja antud täiesti anonüümselt. Me võime ainult oletada muidugi, kes olid siin taga, kes tegid seda, kuid päris kindlalt me ei või seda väita. Kõik vihikud on siis täiesti anonüümsed. Ja need kodumaa toimetusel välja antud 5 osa pidid siis ümber lükkama need 10, mis olid ilmunud vabas maailmas. Taheti näidata neid inimesi, kes siin vihikutes on ära toodud kui kangelased, kui Eesti riigi ja rahva eest võitlejad, meie vabaduse eest seisjad, et need olid tegelikult sakslaste sabarakud, kodumaa ja rahva reeturid. Huvitav on veel see, et need vihikud ei olnud mõeldud üldsegi kodumaal lugemiseks. Neid kodumaal Eestis ei levitatud üldse, vaid need saadeti ainult läände, et neid loeks siis läänes elavad pagulased ja revideeriksid oma seisukohti siis vastavalt Nõukogude ajaloo käsitlusele. Aga juhtus nii, et need läände saadetud vihikud leidsid pagulaste poolt kiiresti heidetuna siis prügikastidesse. Ja tundub, et tänaseks päevaks ongi neid 5 lisavihikut hoopiski raskem leida, kui neid, mis vabas maailmas trükiti seal vabaks levitamiseks. Lõpetuseks ma küsiks paar sõna nende raamatute kohta, mis siin laual on, et mis näevad nagu päris identsed välja, aga tegelikult tuleb välja, et läänes on trükitud Nõukogude Eestis välja antud raamatu koopia. Et siin on meil kõrvuti 2 väljaannet, mis justkui on Loomingu raamatukogus ilmunud. Ja tuleb välja, et üks neist on Maarjamaa kirjastuse poolt hoopiski välja antud. Mõlemad. Mis asi on Maarjamaa kirjastus? See on üks minu 10 varjunimest. Sest Maarjamaa kirjastus niisugust pole kunagi olemas olnud peale minu. Mingit korterit, mingit palju aadresse. Aga see on siis Frascati trükikojas 1976 500 eksemplari. Lasin teha lihtsalt faksiimile ja mul on arhiivi eksemplar järel. Selle jaoks ma küsisin Kaplinski käest luba, siis kui tema käis Kanadas. Ja ka siis see jäi natukene hiljaks, nii et Jaan oli siis juba läinud ja juhtus ka see õnnetus, et ei vahetatud värvi ja kaane peal on siis musta randiga. Seda on piiramatul arvul saada veel, paarsada tükki veel alles. Ja kuidas see kava oli siis neid Nõukogude Eestis levitada? Ei, mitte Nõukogudes. Need ju välismaale neid ei saanudki tollal. See Denisovitš. Paar eksemplarit oli kuskil. Ja need korjati ju siit ära ja no jah, igasugu juttusid liikus siis ringi, aga mina tegin selle juba ära, sest see oli, lugesin läbi vahva raamat ja muud kui trükin ja saadan sõpradele, sest mul oli võimalik seda teha. Et need olid mõeldud siis ikkagi läänes
levitamiseks. Minu poolt, jah. Jah, mitte Nõukogude Eestisse toomiseks, nagu mõni raamat, Arvo Mägi ajaraamat. Ma tegin ka muid väikseid asju, nagu see 1944. See ilmus siis Vaba Eesti Sõnas järjejutuna, mina kleepin selle kokku, tegin sellest ühe väikese ja ma toon võib-olla näha. Seda on, kas mõlemad, ma leian vist mõlemad kätte küll. Ahah, ja see on tõesti ka väga väike, et teda on hea taskusse pista, et ei leiaks. Sellepärast ma hakkasingi välja andma taskuraamatusarja. Ja see oli 1974, kus me Helsingis või seal Koobios tegime Metsaülikooli ja see oli otsekohe Eestis. Ja siis see Kalju Raid, see oli ateismi ajaloole, see kutsuti Vaibale. Ja siis, sest temal oli palju andmestikku ja teda ma tsiteerisin, olgalt ma teadsin asju mujalt, aga ei olnud põhjust muid tsiteerida, need on kutsutud päriselt Vaibale. Ja temal oli siis seal niuke KGB-žnik juhtunud, siis Raid oli ütelnud, et millest on juttu, et mina ei tea sellest midagi. Ja siis oli tal andnud selle ööseks kaasa ja tema oli teinud olla muidu fotografeerinud. Nii et kui mina tulin 90-ndatel Eesti, ütlesin, mul on mõni eksemplar veel järel, et võin teile anda, ütles, et mul on. Aga tiuka asi anti ööseks koju kaasa. Tema ütles, et ja ta on muidugi seda näinudki. Tal ei olnud midagi vaja teeselda. Nüüd mina lõikasin selle joonealuse välja, kleepisin kokku ja tegin temast siis ühe, ma ei tea, kas mul ma olen nii palju pahandust teinud, et ja siin oli siis sama asi oli avalik kiri Rein Ristlaanele ja see oli siis üks Priit. See oli ka niuke väike asi, mida sai hästi taskusse panna. Ja see on nüüd Teataja Stockholmi lehes. Jah, see on välja lõigatud, kokku kleebitud, vähendatud ja näppu otsas. Ja klambrite vahele. Põlve otsas köidetud. Kui suur nüüd nende tiraaž oli? Kas oli mingi kindel keskmine või kuidas kunagi? Kuidas raha oli, aga üle 400 ei teinud midagi. Peaasi, et asi oli liikvel, et pagaripoist oli midagi tegemist jälle. Ja ei mul seda suuremat ei ole, sest see oli ka siis pool suurem. See oli ka olemas. Täpselt see sama ainult suurem, jah? Jah. Et on hõlpsam lugeda. Noh, ta on küllalt loetav. See kserograafi oli siis juba küllalt arenenud. Mul on neid veel mitu tükki. Ahah, kas võib selle siis meie kollektsiooni panna nende raamatutega? Selle ma olen tagasi. Jaa, seda mul on see arhiivikoopia. Nõukogude Eesti väljaanne, see, mis ma kaasa võtsin. Ja üks kodueestlane oli Roomas ja mina näitasin, et mina tegin selle, et ei, see on meie oma. Ja siis läks vaidlemis, mõtlesin, aga nuusutage. Nuustus, ei, see on teie. No ja põhjus oli see, et läänes trüki värvi sisse pannakse Fedori parfüümi, jah. Ja siis, no siis oli see ka, noh, nii-öelda lõhnal alles trüki mustast. See oli värske. Praegu, kui neid nuusuta, mida ma just tegin, ei ole... Võib-olla, noh, need, kellel teravam nina on. Mina ei tunne üldse vahet. Keegi väga tundlik nuusutaja, kes neid... Jah. Lõhnaõlisid nuusutab, võib-olla see saab aru. Huvitav, kas keegi nüüd võib rääkida ka lugu, et kuidas ta on toonud neid taskus või kohvrisse peidetuna üle Nõukogude Eesti piiri ja kas nendega ka vahele jäädi? Ja kas neid elus on? Mina täna vahele jäämistest ei tea.
aga et see mul oli üks, ei no mitu meest oli siis ühe kiri on mul veel alles. Tema võeti riidest lahti, otsiti läbi. Oli siis maru vihane, noh, et mis te leidsid? Ei leidnud midagi. Siis tal ei olnud. Aga tema viis minu asju üle küll. Aga nüüd on juba manala mees, nii et tema käest ei küsi enam midagi. Ja siis, mis Juhan Talve oli üks smugeldajatest. Kes on ka manala mees. Ja, Eeva Lille võib teada palju. Tema võib teada veel, aga ma olen tükk aega näinud, mis korras ta on. Aga see oli juba üks hilisem faas, kui ma temast kuulda sain. No ja kahju jah, et Ülo Ignats, kes oli mul hea sõber, et tema oli ilmselt see, kes selle Arvo Mägi ajaraamatu, selle konspiratiivväljaande tegemise taga oli, aga ta nagu rääkis sellest kunagi grillpeol midagi aga täpsemalt ei jõudnud näed küsida. See on nüüd ka, et võime sinna kogusse panna, seda ei või? Mul on selle... Seda võisime, jah. Ma ei oska praegu öelda, aga see on arhiivi eksemplar, kus ma oma need märkud juures see käest ära. Ja neid võib-olla isegi meil on. Seda võib olla. Ma vaatan, et samal ajal on Aarandroosi see Türgi eestlastest raamat välja. Jah. Siin laual ongi siis nüüd Arvo Mägi ajaraamatud, millest ta oma mälestustes rääkis. Nende toimetamine Eestisse oleks kindlasti äratanud tolli tähelepanu ja need raamatud oleks konfiskeeritud Nõukogude piirivalve või tolli poolt. Aga et nende sisu siiski jõuaks kuidagi Eestis elavate eestlasteni, mõeldigi siis välja see viis, et Nõukogude Eestis trükitud raamatu kaante vahele pandi selle raamatu sisu. Ja siin kõrval on nüüd näha, Eesti NSV Teaduste Akadeemia andis välja säärast sarja, mille üldpealkiri oli Talurahva töö ja võitlus radadelt. Selles sarjas ilmus päris mitu raamatut erinevatelt autoritelt. Siin on näha Juhan Kahk ja Enn Tarvel on kirjutanud need raamatud. Ja siin on siis see Elina Öpiku uurimus, millest rääkis Arvo Mägi oma mälestustes. Kui me vaatame seda raamatut ja teist konspiratiivväljaannet kõrvuti, siis näevad need tõepoolest välja nagu kaks tilka vett. Nad on täpselt ühesugused. Vaatame kas eestpoolt või vaatame neid tagantpoolt. Näevad nad täpselt ühtemoodi välja. Siiski lähemal uurimisel, kui me võrdleme, siis üks nendest on tunduvalt kogukam kui teine. See õhem siin on siis Elina Öpiku originaalraamat ja isegi kui me avame selle tiitellehe, siis me näeme ka sama, et nad näevad täpselt ühtemoodi välja. Vaatame üht või teist raamatut, keerame veel ühe lehe mõlemas raamatus. Ja nad on identsed. Aga kui me nüüd mõne lehe lehitseme edasi, siis näeme, et siin juba sisu muutub täiesti teiseks ja see ongi Arvo Mägi Eesti rahva ajaraamat, mis on trükitud siis valesse kuube. Ja nagu Arvo Mägi ütles, et seda raamatut õnnestus Kodu-Eestisse toimetada päris palju eksemplare.
mitmete Eesti raamatukogude hoidlates on need raamatud ka olemas ja ka mitu bibliofiili omavad seda oma kollektsioonides. Siiski on selle raamatu trükkimise kohta väga palju ebaselget. Arvo Mägi kirjutab ühes USAs elavast rikkast ukrainlasest, kelle rahadega see raamat siis trükiti, et seda Eestisse toimetada. Aga kes oli see ukrainlane? Kas võib-olla keegi selle video vaatajatest oskab sellele küsimusele vastata? Või kes oli see tellija, kes seda jagas? Arvo Mägi kirjutab ühes ajalehe artiklis, et tema poole pöördus üks tema kaastöötaja Eesti Päevalehe juurest. Võib arvata, et see kaastöötaja oli hiljuti lahkunud meie hulgast Ülo Ignats. Kahjuks tema käest enam ei saa lähemalt küsida, kuid tõepoolest siin on palve vaatajatele, et kui keegi oskab midagi öelda selle raamatu trükimise kohta, kus see siis trükiti, kas see trükiti USAs või trükiti see Rootsis, kes oli see, kes selle kinni maksis, kes selle tellis ja võib-olla on ka neid, kes on seda raamatut Eestisse toimetanud, kas neil oli tolliga kokkupuuteid, mis tunne oli selle raamatuga tollis läbi minna, siis paluks võtta ühendust ja jagada oma mälestusi raamatu ajaloo uurijatega ja miks mitte kõikide raamatuhuvilistega. On väga oluline, et need andmed saaksid ka raamatukogudes kirja, sest praegu on nende kohtade peal lihtsalt jäänud read tühjaks.